No tere, hõbekun siin. Ja täna räägime jälle väärismetallidest. Aga esmalt vaataks üle hõbeda hinna. Hetkel on siis juulikuu lõpp, 22. juuli 2024 aasta. Kell saab vaikselt 1 ja maailmaturu hind on ühe untsi kohta praegu 26 eurot ja 70 senti. Siin mõne päevaga on kukkunud paar eurot alla hind. See on hea võimalus juurde osta. Aga millest ma täna rääkida tahtsin on see, et leidsin jälle palju huvitavat. Miks te peaksite väärismetallide ostu kaaluma? Siin meil kõik asjad lähevad aina hullemaks, nagu te teate, kõik inflatsioonid ja värgid. Ma arvan, et praegu oleks veel üks hea hetk, hea hinnaga väärismetalle osta. Siin mainin ära, et mina ei ole mingisugune finantsnõustaja ja igaüks teab ise, mis ta oma rahaga teeb. Aga kindlasti väärismetallid on üks hea pensionifond. Need käivad inflatsiooniga kaasas ja hoiavad oma väärtust. Samal ajal kui raha ainult langeb, paberraha, seda prinditakse ainult juurde. Aga ilmselt olete ka seda kuulnud juba, korduvalt ja korduvalt. Ühesõnaga, millest ma täna rääkida tahtsin, oli see, et nimelt maailma üks rikkamaid inimesi, Elon Musk, kes on teinud selle SpaceXi ja Tesla ja ühesõnaga. Kuna tema arust on ka inflatsioon juba suht üle kätte läinud ja läheb veel hullemaks, siis tema ütles, et päris raha me kaotasime juba väga ammu. Ehk siis hetkel ta räägib siis Ameerikast, kuna ta vist, ma ei tea, et viimati, kui päris raha kasutusel oli, ta mõtleb siis hõberaha selle all. Kui oli kuld ja hõberahad kasutusel. Too oli viimane aeg, kui päris raha kasutati ja nüüd hilisemalt siis see paber ei ole nagu põhimõtteliselt temaks mitte miski. Ja siis ta ütlebki, et isegi tema ostab seda kokku ja ma ei tea, et see on ainuke põhimõtteliselt reaalne raha, mis siin maailmas on. Paberit, sa võid, see on tavaline paber, sa võid ta põlema panna, ta kaob ära, sa võid katki rebida, ära purustada, väärtusetu. Aga mis ta ütles, et hõbedat on võimatu hävitada. Nagu see on täiesti võimatu. Sa võid isegi panna tuumalõhke pea mingi kuradi hõbeda tünni kaasa sellega. Ja see hõbe jääb ikkagi alles. See lendab küll kuradi kildudeks ja igale poole laiali, aga samamoodi jälle maast välja kaevata ja kuradi töödelda ja refineerida mida iganes, et see ei kao mitte kuhugi. See on võimatu, see on päris raha. Kuld hõbe, et seda ei saa hävitada. Ja kuna seda iga aastaga nüüd on aina raskem saada, et nõudlus on 10 kordi kasvanud tänu igasugustele elektriautodele ja Apple'i mingi telefonidele ja arvutitele ja üldse päiksepaneelid ja kõik värk rohepööre, et seda on tohututes kogustes vaja, siis üldiselt ega inimesed arvavad, et hõbeda tulevik on üsna hea nendele, kes praegu või juba aastaid on näiteks hõbedat kokku ostnud. Ja siin mõtlesin, et mainin ära ka selle, et kes näiteks tegelevad aktsiatega. Kas te teadsite, et aktsiamaailmas 402 untsi hõbedat võrdub 1 untsi hõbedaga päriselus? Teadsite seda või? Ühesõnaga, need võimatud numbrid, mis seal aktsiaturul ja börsidel on, et see ei ole reaalselt võimalik, et nii palju hõbedat ei ole maailmas lihtsalt olemas füüsilisel kujul. Praegu ongi see, et kui kõik need Wall Streetid ja maailma mingi suurimad kokkuostjad, kes seal nende turgudega manipuleerivad, neid on vangi ka pistetud, kes on seal hakanud manipuleerima ja ühesõnaga selliseid trikke teinud, aga
aga ühesõnaga, see on väga manipuleeritav turg ja 402 untsi ühe untsi vastu. Nagu mõelge, kui ühel hetkel tulebki kriis kätte, nii suur inflatsioon. Te teate, et 8, ma ei mäleta, miljardit vist või triljonit või mis see Ameerika võlg juba oli, et ühel hetkel, kui see mull plahvatab ja majandus kokku kukub, siis see saab rets olema. Et samamoodi on meil Euroopas ja Eestis ja igal pool mujal nii. Et aga mis ma tahtsingi öelda, et kui see mull kokku kukub ükskord, mitte ükski inimene ei saa esiteks oma neid aktsiaturu hõbedat maha müüdud. Keegi ei osta seda, sest see ei ole midagi väärt. Mitte keegi ei saa lahti sellest. Kõik tahavad hakata vahetama päris hõbeda vastu, et rahasi välja võtma, aga ei saa. See lihtsalt ei ole võimalik. Seda ei ole olemas nii palju. Ja need inimesed nüüd, kellel on kogutud füüsiliselt kõik maailma suurimad pangad, mõned rikkad inimesed, tavalised investeerijad, minusugused, teiesugused, kes on natukene kõrvale pannud. Meil on midagi vähemalt. Aga mõelge selle peale nüüd, et Eesti, vaatan kohe, mul oli siin üks tore pilt. 2014 aastal oli riigivõlg 1,9 triljonit. 5 aastat hiljem, 2019, oli riigivõlg 2,1 triljonit. Ja nii, alates 2019 kuni 2024, järgmise 5 aastaga, läks 2 triljoni pealt riigivõlg 8,8 triljoni peale. Et küsimus on nüüd, mis see valitsus seal tegi? Et ühesõnaga, meie majandus on nii hukule määratud, et ise ka ei usu. Et see on jõhker. Meie väikse riigi võlg kasvab varsti nii suureks, et me mitte iialgi ei suuda seda tagasi maksta. Aga ühesõnaga, mul on siin mõned pildid ja infod veel, et näiteks ühe sellise tsitaadi või ma ei tea, mis ta kirjutas siin Eesti Pank, et kui raha laenates saab riik kulutusi kasvatada ilma kohe makse tõstmata, siis lõpuks esitatakse meile maksumaksjatena kindlasti ka arve kõigi nende tellitud toetuste, investeeringute ja maksusoodustuste eest. Kuulsite? Et see 8,8 triljonit, mida meie armas valitsus võlgu võttis, seda hakkame meie nüüd tagasi maksma. Aga me ei maksa seda tagasi meie põlvkonnaga ega ka järgmise põlvkonnaga. Sest nad võtavad ainult juurde ja meie maksud tõusevad ja me oleme, Eesti rahvas vaesustatakse täiesti ära. Nii, ühesõnaga, võtame järgmise. Meil on riiklikud maksud siis seaduslikult määratud. Tulumaks, sotsiaalmaks, maamaks, hasartmängumaks, käibemaks, tollimaks, aktsiisid ja raskeveokimaks. Nii. Ühesõnaga, kõik on ära maksustatud. Aga lisaks on veel kohalikud maksud nagu reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks, mootorsõidukimaks, loomapidamismaks, lõbustusmaks ja parkimistasu. Ja aktsiisid on ju igasugused, veel pane sinna otsa. Elektriaktsiis, tubakaaktsiis, alkoholiaktsiis ja nii edasi ja nii edasi. Ühesõnaga, jõhker, mis meil siin on. Et tulumaksumäär 22% senise 20% asemel. Krediitasutuste tulumaks, ühesõnaga krediitkaarti mingi maksud lähevad 14% peale, 18% peale. Lisaks siis, siin on nii palju lihtsalt. Automaks aasta peale 200 eurot, siis maamaks suureneb 50 kuni 100 euro võrra. Ja kõik muu, et kallid inimesed, kui teil on võimalus, vaadake, mõelge, uurige natuke väärismetallidest, et mul on enda kanalil väga palju infot selle kohta. Et kuulake, mõelge, tehke enda uurimused ja nii lihtsalt on, et saate ka natuke
infot, et ühesõnaga, kui ma tahtsingi jõuda sinna, et kui käib see suur pauk ära seal Ameerikas, et see mull lõhkeb lihtsalt, see riigivõlg. Mis siis saab? Et paber ei ole midagi väärt. Et ameeriklased ise ka juba naljaga näitasid, et mõnel maal, et oli üks panga täht nagu paberraha, oli triljon. Ma ei mäleta täpselt, mis maa see oli, aga mis kunagi oli olnud nagu, et paberraha triljon oli peal, et ühesõnaga täiesti väärtusetu kraam on. Et aga mõelge ühel päeval, kui te ei saa selle paberiga enam midagi osta, sest see ei ole midagi väärt enam. Või näiteks see kukubki kõik kokku ja te ei saa pangast enam raha välja võtta. Või nagu me eestlased siin kõik enam, ütleme nii, et 90% eestlasi juba on harjunud pangakaartiga maksma. Aga mis juhtub, kui te ühel päeval ei saagi oma kaartikest poes viibata, sest pangad on sulgenud ja ei anna inimestele rahasi välja, sest nad ei saa kõike nagu ära kaodata, kõigest ilma jääda. Et kui nad peaks inimestele välja jagama kõik, ühesõnaga, paljudes maades on sellist asja olnud. Aga mõelge jah, et kui te ei saa enam ühel päeval poes oma kaartikest viibata, samamoodi kuskil 80% inimestest, neil ei ole kodus sularaha kõrvale pandud. Aga nüüd ongi, et see inimene, kui sul ei ole sularaha kodus, sa ei saa kaardiga maksta. Sa ei saa ülekandeid teha, sa ei saa kaarti viibata. Aga mis siis edasi saab? Kui see kriis nüüd näiteks jääbki kestma, nädal juba 2 ja ikka, mis sa teed siis? Sul ei ole ju mitte midagi. Kuidas sa saad süüa? Kus sa saad muid asju? Nojah, okei, sul võib-olla kodus on mõned asjad, mida sa saad vahetada kellegiga, aine. Aga kaua seda jätkub? Aga nüüd tulebki mängu väärismetall, kuningate raha, hõbe, kuld. Need inimesed, kellel on füüsilisel kujul hõbedat, nagu siin, füüsilisel kujul. Et nende käes on tegelikult võim, see on alati ju nii olnud. Kuningas, kellel on kulda, tema saab maksta sõduritele, et vallutada järgmisi maid, et pidada sõdasi, et teha ükskõik mida. Kui sinul on need väärismetallid, sa saad osta asju, mida sul vaja on. Sa saad teha mida iganes. Aga inimesel, kellel ei ole midagi, asi muutub päris karmiks. Ja Ameerikas ongi juba jutud käivad, et kui see kukub kokku, siis inimesed hakkavad vahetama, saate aru, püstolikuule toidu vastu näiteks. Et teate küll ju, et selline asi on tegelikult päris karm. Ma ei külva siin hirmu ega midagi, aga mõelge, kui perekond, näiteks mees, naine, kellel on lapsed, 2-3 last, ja neil ei ole raha kõrvale pandud, nad ei saa ka enam kaardiga maksta, tuttavad ei aita neid. Isa näiteks, kes ei saa oma lapsi toita, ta näeb, et lapsed nälgivad. Ta ju läheb, teeb ükskõik mida, et saada kas või natuke süüa. Ja tihtipeale võivad need asjad minna väga koledaks. Ja seda on üle maailma alati nii olnud. Aga sellest lihtsalt ei räägita ja me oleme siin Eestis praegu, et meil on nii mõnus olla ja ei juhtu meil siin midagi. Aga ühel päeval, kui juhtub, mis sa teed siis, kui sul ei ole neid asja? Nii et tasapisi tasub ikkagi hõbedasse investeerida. Et nagu ma video alguses ütlesin, et hõbedal näen suurt tulevikku, kuna seda on üsna rohkem vaja. Ja kõik, kes te seal internetiserverites nendega kauplete, müüge maha, ostke füüsilisel kujul. Sest ühel päeval teil võib seda vaja minna. Ja kellel on palju rohkem raha, siis muidugi üle ei tasu pingutada selle hõbedaga. Kui midagi juhtub, kuidas te kaasa veate selle, see on ju nii raske. Et ostke omal tuubide kaupa kulla siis parem juba, et viskate paar tuupi
kuldmünte tasku, ühes tuubis on 20 münti ja raha missugune, saate iga kell minna kuhu tahate, saate reisida, saate välismaale minna, saate ükskõik mida osta, nagu lihtne kaasas kanda ja noh, kõigele peab mõtlema, kui üldse siia väärismetallide maailma sisse tulla. Et kõik ei tasu ka omal kokku osta, et mõistlikult. Aga ühesõnaga sai päris palju juba jutustatud, et siinkohal tahakski ära mainida, et kui tahate minu kanalit toetada ja selliseid ägedaid hõbekunni kange osta, need on puhtast hõbedast, HK tähendab hõbekunn. Siin üleval on siis mitmes kang, see on siis 8. Siis lisaks sellele need kõik on tehtud 2024 aastal. Et kui soovite mu kanalit toetada, omale väikse pensionifondi rajada, siis saate soetada minult neid. Et need on väga kollektsioneeritavad kangid sellepärast, et ma teen igal aastal vaid teatud koguse neid. Ja esimesed kangid just said valmis. Siin on 10 kangi, 1 sai juba maha müüdud, 9 on veel. Kui oleneb, kui suur huvi inimestel on nende vastu, siis saab täpsemad arvud teada. Aga igastahes, kui huvi on väike see aasta, see tähendab seda haruldasemad need kangid tulevikus on, kuna neid on nii vähe tehtud. Kes teab, kui suur huvi järgmine aasta nende vastu juba võib olla, kui ma teen uued 2025 aasta omad. Et ühesõnaga, kellel huvi on, siis Instagramist leiab kindlasti hõbekunn nime alt. Et seal mul on asju müügis. Võite kirjutada julgelt, kui soovite midagi osta. E-mailile võite kirjutada hobekunn@hotmail.com. Et vaatan kirja tõle, panen video alla ka e-maili ja kellel huvi, siis saate soetada. Ühe kangi hinnaks on 80 eurot pluss post. Lisaks siis, kui ostad vähemalt 2 tükki, siis on postikulu tasuta. Ja sellega toetad minu kanalit ja minu tegemisi. Lisaks investeerid enda pensionifondi. Kangid kaaluvad siis 53 grammi kanti. Et 53 grammi ja tsipak ülespoole, et kõik on eri kaaluga. Kõigil on erinevad märked, täkked, kuidas iganes killes, et mitte ükski pole täpselt samasugune, kuna kõik on puhas käsitöö. Kõik on minu enda poolt valatud, tehtud. Et jaa, nii on. Kui video meeldis teile, pange like, kommenteerige. Ma ei tea, pange subscribe, näete tulevikus ka vingeid videosi. Uurige kanalil ringi, saate palju infot. Ja nii teemegi, näeme juba järgmises videos ja olge tublid.